suvel, kuidas see algas, raviti seal? Siis oli niisugune asi, et tädimees oli mul Punase Risti seltsi liige ja temal oli piirituse pudel. Yeah. Ja see oli seal ühe koti sees ja seal koti sees olid veel peenviinad olid ja siis olid tangukott ja mis seal olid. Ja see kott oli saanud niimoodi selle kildudes tabamuse, et need pudelid olid kõik nii peeneks, nagu oleks nuiaga peeneks tambitud. Ainus asi, mis terve oli piirituse pudel. Ja teised olid need tangud ja kõik need ei saanud kanadele ka anda, need olid niimoodi selle klaasikildudega segamini. Huvitaval kombel, et see jäi ikka niimoodi ja arst ütles pärast nii, et see piiritus päästis selle jala ära, et muidu oleks jalg hukka läinud. No see oli siis nagu tädi Hilde ja need olid ka seal siis? No tädi Hilde oligi see pisikene. 16-aastane. Ja siis, kui me sealt tagasi tulime ja selle talu juurest läbi tulime, kus me kõige enne olime. Seal oli 2 küüni, uus küün ja vana küün olid niimoodi teineteise otsas, aga neil oli üks lammas ja see kõndis kogu aeg meiega kaasas ja nad panid selle sinna küüni kinni, et lammas ei jookseks meile järgi. Yeah. Need küünid olid mõlemad maha põlenud ja lehm oli kaevu ääres surnud maas. Ja siis maja oli nagu sõelapõhi, nii et proovisime, et kas seal majas oleks kusagil niimoodi püstigi seista saanud, kuhu ei oleks kuul pihta tulnud. Ei. Oota, aga see oli siis see, kus te esimene päev olite seal majas? Algul olime, no ja me olime seal tükk aega selles majas seal, enne kui see lahingutegevus sinnamaani jõudis. Oota, sina nägid ka, kuidas see torn ümber kukkus või? Mina ei näinud ise, aga teised ütlesid, et näe kukkus, et keeras ennemalt niimoodi selle kõrge tipu sedasi kõveraks ja siis läks ümber. Ja see oli ikka jah, hirmus aeg, oli see sõjaaeg. Nüüd on veel aega rääkida. Ma räägin puusepast ka või? Noh? Noh, ma räägin just vanaisast, kui tema oli poisikene siin ja aitas kogu aeg. Ei tahtnud karjas käia, tahtis põllu peal tööd teha. Ja siis lõpuks siis oligi. Isa ei pidanud enam sulast võtma ja poeg aitas siis põllu peal tööd teha ja isa kõrval õppis kõik need põllutööameti ära. Ja siin samas puussepad? Ja siis tema oli üks päev enne, kui tema 18 sai, suri isa ära, isal oli tal soolikas läks keerdu ja miski asi ei pääsnud ja suri ära, nii et ja tema pidi siis kohta hakkama pidama. Ema oli ja noh, õed olid ja siis isa suri ära aprillikuuses. Ja suvel lõi välk maja põlema ja põles tooned kõik ära. Mitmekesi nad elasid siin siis? Noh, ema elas ja 4 õde olid ja tema ise, ma ei tea, kas need õed. Ja siis oli siukene asi, et see välk maja põlema lõi, ma ei tea, üks mullikas ja kas hobune ka või jäid sisse. Teised olid suveaeg väljas olid, nii et jäid loomad selle pärast järele. Ja siis nad elasid kuskil onnis või kuidagi niimoodi kõrval siin elasid. Siis isa hakkas
seda materjali otsima, millega maja ehitada ja omal oli ilus männik oli ja ei raatsinud seda maha võtta. Et las männid kasvavad, sai mu isa juurest tooned või neid laudu ja palke osta ja oota, siis kus see mõis siin oli? Lokuta mõis. Ja siis see oli mingi 1000, mis aastal see umbes oli siis? See oli 34. aastal, kui see isa suri 35. aastal, siis ta ehitas seda maja. Üksi jah? Nojah, üksi jah, aga eks ta võttis ikka keskid, kes tal aitasid ehitada, ega ta ise päris üksinda ei ehitanud. Võttis ikka töömehed, kes aitasid ehitada, kes oskasid ehitada. Mõisa sai neid palke osta ja hoidis oma maja või neid männikut, et las see kasvab ja nii ilus männik oli, kui ta kulakuks tehti, siis jäi see männik kõik ja venelased võtsid selle männiku kõik maha, selle eest ei ole keegi mingit kopikat maksnud selle eest. Oota, kus see männik oli siin siis? Üle raudtee minna sinna, kus see... Ma tean küll, ma olen seal käinud veel. Vasakule jääb, on ju? Jah, nüüd on sinna majad ehitatud peale. Ja siis ta oli nagu poisikene, kes oli ja siis ta käis sõjaväes vahepeal ja sõjaväest tuli ta suvel koju. Sai puhkepäevad, et sai vilja koristada ja heina aidata teha ja... Mis siin nagu neil põhise sissetulek oli? Oli müüsid vilja või? Eks nad müüsid vilja ja loomi ja siis ta kasvatas neid peekoneid ja peekonid Inglismaale või kus need peekonid viidi ja... Sigasi nagu? Jah, aga need olid niisugused, kes ei tohtinud väga suured olla. Ega teatud kaalus olid, mis nad olid, nad ei tohtinud siuksed pekisijad olla ja... Yeah. Ja siis hobuseid oli ja müüs ja igatemoodi oli ja siis 49. aasta kevadel suri ema ära. Isa suri. Mis enne küüditamist või? Ema suri enne küüditamist jah, 49. aasta kevadel. Ja 49. aasta sügisel meie abiellusime siis. Ja 50. aastal tehti ta siis kulakuks. Oota, kuidas te nagu, teid taheti ka Siberisse saata muidu või? Ei no Siberi ei tahetud saata, sest küüditamine oli läbi juba. Aga pandi nii suur kulakumaks peale, et normiloomadega maksis ära selle normi ja kulakumaksu ka ja siis määrati eelmise aasta maksule lisaks juurde ja nii, et lõpuks ei jõudnud ju enam maksta ja siis pandi kinni selle eest. Nojah. Viidi ära kodust ja mõisteti süüdi, et ei ole Ära maksnud. Nojah, aga see oli nii, et meelega ei tahtnud maksta ära. Aga siis, kui võeti terve varandus ära ja öeldi, et veel ei ole võlga tasa saanud. Kuidasmoodi siis oleks saanud maksta ära. Aga kus ta nagu saadeti siis? Vasalemma vangilaagrisse. See oli Eestis oli see? Eestis jah. Nii kaua ta oli seal? Aasta aega. Ja mis seda siis oli? Ja siis ta sai sealt välja, aga oma koju ja enam tagasi lastud. Ja mina elasin siin ennemalt algul jäin siia elama, aga siis öeldi mulle, et Türi rajoon oli, et vean ära
kolima siit. Ma ütlesin, kuhu ma kolin, et see on ju minu kodu. Ja ütles siis selle peale nii, et Pulaku perekonnaliige ei tohi elada riigiasutusega ühes, sest et ise ma tegin lepingu, et sai võtta siia varumiskontor oma loomad siia lauta panna. Ja siis öeldi mulle, et pead välja kolima. Ütlesin, kuhu ma kolin, see ju minu kodu. No kui te ise omal kohta ei leia, küll me teile koha leiame. Ja kus otsisid siis või ise otsisite? Ikka ma tulin ära ja siis ma elasin Tallinnas vahepeal. Ja siis lõpuks olin vanaema juures Haapsalus ja kui isa siis välja sealt sai, siis tema sai omale töö sinna Muri puukooli ja siis läksime Murile, elasime seal peaaegu 3 aastat. Oota, aga mis sul koolis õpetaja oli või? Muri puukool, ei, seal kasvatati puutaimi. Mõtlesin, see oli mingi kohakool. Ei, Muri puukool ja kasvatati taimi ja isa oli seal tööl ja Ester sündis seal. Ja siis Ester oli üle aasta vana, aasta 4 kuud, siis me kolisime ära Reopalu. Ja Reopalus elasime. Mis aastal Reopalu kolisite? Noh, ütlen kohe, Ester sündis 52, 53. aasta jaanuarikuuses kolisime Reopalu ja seal me elasime siis nii kaua, kui algul meil oli üks pisikene tuba, 9 ruutmeetrit ainult seal oli. Teil oli alumine korrus ainult siis või? Siis ei olnudki neid maju, seal ei olnud üldse. See oli üks vana talumaja oli ja Agupere elas seal. Neil oli 2 tuba ja köök oli meile 2 peal ja kõige väiksem tuba oli meie käes siis. Aga siis isa pidi ehitama sinna kõrvale veel ühe toa, juba pani need sarikadki püsti ja siis öeldi, et ei ole vaja ehitada, et ehitatakse uus maja. Isa aitas ise seda maja veel ehitada. See sama praegune Reopalu maja või? Jah, see, kus meie elasime, see oli siis esimene maja. 10 minutit on veel vist. Siis oota, aga millal see vanaisa sinna tahtis? Vahepeal tahtis põgeneda ära ka sinna Soome üle selle jää. Ei, kes see oli? See oli minu vend. Jah. Unnar. Aga kuidas, räägi, seda lugu saad ka rääkida? Saan küll. Noh, nemad olid poisikesed 3, minu vend oli 17, üks oli 18, üks oli 16. Et nemad lähevad üle jää Soome. Aga mis aastal see oli? See oli Vene ajal ikka. Vene aeg oli jah. Mingi 40. Isa oli selle all veel täitevkomitee esimees. Aga ma ei saa nii äkki. No kas see oli mingi 50-ndatel või 40-ndate lõpus või? No see oli ikka, see oli 47. aastal. Okei. Aga nad läksid siis ja ühel poisil läks uus katki tee peal ja noh, nad olid juba üle Soome lahe jah? Jah, ja nad olid üle selle lahtise vaba vee, juba nad olid Soome pinnal seal või noh, üle selle liidu piiri. Jah. Ja mootorsaan läks neile jälgi mööda järele, see oli veebruarikuuses talvel, sulfedega läksid. Nad hakkasid minema siis mingit Tallinnast. Tallinnast või? Jah. Okei. No. Ja siis kamandati neid seal
käed püsti ja no jõuti nagu nii ruttu ja tulistati kohe, minu vend sai õlga haavata. ja üks poiss, neil oli siis mingi relv ka kaasas, revolver või midagi. aga nad viskasid selle siis ära, kui need tagaajajad tulid. aga keegi oli komistanud selle peale. tagaajajatest või? jah, nii et nad nägid, et neil oli relv kaasas ja siis nad, see pandi sinna mootorsaani, see kõige vanem ja see oli kasvult ka kõige pikem. nii et jalg oli siis edasi kahe korra pandud, nagu et ei saa sealt maha karata ega joosta. ja teised pidid siis, vennal oli õlast läbi lastud ja ikka pidi jalgsi minema tagasi veel selle saani taga. ja siis olid nad sinna pagarivangla või sinna pandi nad kinni ja ülekuulamisele. ja ütles, et siis oli sihuke punane kangas